Tere tulemast kuulama Mis mõttes podcasti 4. episoodi. Me räägime nagu ikka vaimsest tervisest, sest tegemist on Stories for Impacti poolt ellu kutsutud ja Erasmus Plussi poolt rahastatud täiskasvanu hariduse projektiga. Ja täna räägime me militaarpsühholoogiast, sest meil on külas kapten Jorma Helenurm, kes on Kaitseväe Akadeemia noorem teadur. Tere, Jorma! Tere ja suur tänu kutsumast! Aitäh tulemast! Ma alustuseks küsiksingi sellest, et selle kohta, et kui me räägime militaarpsühholoogiast, siis mida selle all mõista? Mis on militaarpsühholoogia erinevad väljad või sellised rakendused? Ma võib-olla kõigepealt alustaksin sellest, mis militaarpsühholoogia minu jaoks on. Just. Siis ma jõuan selle juurde, et mis oleks võib-olla veidikene konkreetsem vastus. Et mina alustasin oma teenistust Kaitseväes ikkagi kõigepealt ohvitserina jalaväes ja alles seejärel liikusin psühholoogiale. Ja sellepärast on võib-olla minu nagu nägemus asjadest natukene militaarsem. Ja mis puudutab militaarpsühholoogiat, siis enne kõike ma lähtun samadest printsiipidest, nagu ma tõlgendan või mõtestan enda jaoks, mis asi on Kaitseväe meditsiin või Kaitseväe logistika. Et ta on sarnane protsesside ja printsiipide kogum nii nagu tsiviilstruktuuris, aga ta peab nagu suutma toimetada eraldiseisvana. Ehk siis sõja ajal võiks ikkagi olla nagu tsiviilstruktuurid ja militaarprotsessid nagu omavahest lahutatud, et tagada tsiviilühiskonna ohutus enne kõike ja teatud määral puutumatus sellest vägivallast, mis riigi monopol kahjuks on. Nüüd, mis puudutab militaarpsühholoogiat minu jaoks, siis militaarpsühholoogia kasutab kõiki neid samu printsiipe ja toimimise aluseid nii nagu tsiviilstruktuuris, täpselt samamoodi nagu meditsiin ja muud, selleks, et saavutada oma eesmärgid, mis on natukene võib-olla teistsugused ja teenida omaenda siis organisatsiooni liikmete huvisid, mis ka võivad natukene erineda. Aga printsiibid on enam-vähem samad. Nüüd, mis puudutab definitsiooni või terminoloogiat, et militaarpsühholoogil ei ole kutsestandardit, nii nagu näiteks kliinilisel psühholoogil või pereterapeudil. Et selles suhtes on neid militaarpsühholoogia natukene keeruline liigitada Eestis. Aga mis puudutab Kaitseväes toimetavaid psühholoogia, siis nad tulevadki väga erinevatest valdkondadest, kes on kliinilise psühholoogi taustaga ja kutsestandardiga, eks ole, kes perepsühholoog, kes coach ja kes on nõustaja psühholoog. Ja nüüd nad on kõik kokku tulnud ja ajavad seda Kaitseväe asja, teenindavad siis samu sihtgruppe, nii nagu me teeme, ajateenijaid, töötajaid, tegevväelasi ja veterane, kes võivad siis olla teenistuses, aga võivad juba ammu olnud siirdunud tsiviilstruktuuri. Sest nii, tsiviilisikuna, kui ma mõtlen, et kus puutub Kaitsevägi kokku, ütleme, psühholoogiaga, mitte ainult vaimse tervisega, aga üldisemalt, siis tegelikult see on ju igas etapis. See on värbamise juures, see on treenimise juures, ma eeldan, et ka mingisuguse abipakkumise või siis järelevalve osas, olgu see ajateenistujate või tegevteenistujate puhul ja samamoodi ka veteranide puhul. Et tundub, et neid erinevaid rakendusi on nii palju. Saan ma õigesti aru? Kas iga asja jaoks ongi eraldi spetsialist? Pigem on vastupidi, et iga spetsialist peab kõike oskama. Et meil ei ole seda luksust jätta siis iga töölõigu jaoks spetsiifiliste oskustega psühholoogi, vaid et ühel päeval sa teenindad tihtipeale ühte kliendigruppi, teine päev teist ja niimoodi päeva lõpuks sa peadki midagi teadma ikkagi pere ja suhtenõustamisest. Et seda luksust ei ole, et sa saaksid jääda ainult veterani või kliinilise nagu töö juurde. Et pigem nagu on niisugune hundkriimsilma efekt sellel psühholoogil Kaitseväes. Aga mis puudutab nüüd seda, et militaarmaailmas on nii palju etappe, töölõike, mis on seotud väga tugevalt psühholoogia, kes ma olen 100% nõus. Et kui me vaatame juhtimist, milleks Kaitsevägi on suurepärane nagu uurimisstander või niisugune polügoon, kui nii võib öelda, kus
on ju väga palju erinevaid psühholoogilisi aspekte kogu aeg mängus ja mis kõik mängivad väga suurt rolli, alustades just nimelt valikust, väljaõppest, testimisest, et siin on psühholoogial väga palju nagu teha ja psühholoogidel, jah. Aga kui sa seda juhtimisteemat puudutasid, ma kohe küsikski, et kuivõrd on militaarne juhtimine viimastel aastatel või aastakümnetel muutunud. Et selge see, et tegemist on hästi hierarhilise süsteemiga, samas kui me võib-olla muudel elualadel liigume kuidagi järjest igas mõttes kaasamise poole kollektiivides, sellise demokratiseerumise poole, ütleme siis töökollektiivides, nii nagu Kaitsevägigi on ju kollektiiv, on ju. Et kuivõrd sõjaväeline juhtimine selle trendiga kaasas käib või ei puutu see sellesse maailma? Kaitsevägi ei saa toimetada nagu hermeetiliselt eraldatuna ülejäänud ühiskonnast, et need asjad, protsessid, mis toimuvad ühiskonnas, tulevad kas või nagu ajateenijate väärtushinnangute näol, eks ole, tegelikult siia süsteemi sisse. Et ühelt koosolekult meenub ka see, kus ülem oli väga pettunud ja nördinud, et talle ei saadeta enam ajateenijaid, kellel oleks B-kategooria juhtimisload. Et kuidas me nagu teeme sellist valikut, et nagu väeosa, millel oleks nagu väga vaja autojuhte, ei saa enam autojuhte, et kuhu nad siis saadetakse, eks ole. Ja teine inimene, kes just nimelt selle värbamise ja valikuga ja nagu siis selle sihtgrupiga tegeleb, ütles, et aga kas sa oled nagu silma hoidnud selle protsessi peal ka, millest sa räägid, et mis ühiskonnas toimub, et palju nagu noored praegu juhilubasid nagu üldse taotlevad. Et vahel see juhtub, et militaarelukutse esindajad jäävad nagu veidikene võib-olla oma mulli, et nad ei ole päris nagu kursis sellega, mis tsiviilmaailmas toimub, aga teisest küljest ei saa sellele silmi kinni panna, et see tuleb nagu Kaitseväe maailma sisse nii või naa. Ja mis puudutab nüüd juhtimisprintsiipe, et me saame nagu võtta neid muutusi sisse oma enda juhtide koolitamisesse mingil määral, sest et alati peab selle militaarjuhtimise eripäraga arvestama, milleks on hästi suur vea talumatus ja ajakriitilisus. Et demokraatiaks nendes olukordades alati väga palju nagu ruumi ei jää. Mis puudutab nagu rahu ja juhtimist õppimist ja eriti oma vigadest õppimist, siis sinna kindlasti on ruumi veel seda juurde tuua. Ja kuidas tagasisidestada inimestele nende häid sooritusi, halbu sooritusi ja seda ma arvan, ja väidan, et me teeme aina rohkem ja aina efektiivsemalt ka. Et sa mainisid enne, et on ka täiesti coachi taustaga inimesi siis Kaitseväe psühholoogide hulgas. Saad sa seda natukene avada, et kui suur roll sellel nii-öelda coachival mõtteviisil või juhtimisel on või et kuidas seda praktiseeritakse? Coachimisel on tegelikult väga suur potentsiaal just nimelt alustavate juhtide väljaõpetamises Kaitseväes ja mis puudutab ajateenijatest juhte siis eriti. Et ajateenijatest juhi positsioonile ülendatakse tihtipeale inimesed, kes ei ole varem üldse mingisugust juhi kogemust omandanud. Võib-olla nad isegi ei usu, et neil on selleks mingit potentsiaali, aga keegi märkab seda neis ja nüüd paneb need juhi kohale. Et alustavate juhtide, seersantide puhul on, ma arvan, coachimisel väga suur roll, aga ka näiteks sõjakooli lõpetanud, Kaitseväe Akadeemia lõpetanud kadettide puhul, kes siirduvad oma uuele ametipostile ja miks mitte ka sealt edasi kõrgemale. Et meil on erinevate struktuuriüksustes oma mentorluse programmid. Ma nüüd jään vastuse võlgu, kas ta on organisatsiooni ülene, minu arust midagi sellist meil veel ei ole, aga on sellised väikesed tiigikesed või mullikesed, mille sees need protsessid tegelikult praegu aset leiavad, kus on määratud mentorid ja kus on määratud printsiibid läbi, mille järgi nagu siis mentorlus toimib. Okei. Et teine asi, mida sa mainisid, oli, et vahel tuleb olla ka pere ja suhte nõustaja või terapeut. Millises olukorras ennast sellise küsimusega võib silmitsi leida, et tuleb seda poolt nõustada? Kaitseväe
tugiteenused reguleerib selline poliitika nagu veteranipoliitika, et mis tagab veteranidele ja nende lähedastele tugiteenused ette nähtud määral, küll aga piiramatuks ajaks. Et see tähendab seda, et veteranid, kellel on tekkinud probleeme nende missioonist või teenistusest tulenevalt oma füüsilise või vaimse tervisega, siis tegelikult nende pereliikmete nõustamine ka lähtuvalt veteranipoliitikast on tegelikult Kaitseväe ülesanne. Ja see on näiteks üks koht, kus me puutume kokku sellega, et paljud meist, kes on võib-olla harjunud ainult ajateenijaid või tegevväelasi või veterane nõustama, avastavad ennast üks hetk, et kuidas aidata sellel veterani kaasal üle elada võib-olla järgmine missioon või raske periood missiooni järel. Et need on sellised esimesed näited, mis pähe tulevad. Selge. Aga kuidas sa tunned, et kas täna sellel Ukraina sõja foonil, mulle tundub, et meie ühiskond on ka kuidagi militariseerumas või et mingis mõttes, kui paar aastat tagasi veel enne sõja algust Ukrainas oli paljudel inimestel luksus öelda, et ma ei tea, see 2% riigieelarvest on ikka ülearu ja et identifitseerida ennast natuke enam patsifistina ja võib-olla jah, ma ütlengi niipidi, et inimesed ei mõelnud sõjale nii palju, tundsid ennast kuidagi ohutumalt, siis viimase aasta-pooleteise jooksul on ju tegelikult hästi palju esiteks sõjauudised, kaasaelamine, põgenike aitamine, ma ei tea, varjevõrkude punumine, et tajud sa seda, et tsiviilelanikkond on ikkagi ka kuidagi järjest enam, ma ei tea, militariseerumine võib-olla ei ole õige sõna, aga kuidas sina seda nimetaksid? Ma ütleks võib-olla seda, et inimesed on hakanud oma enda isiklikke huvisid väga tihedalt siduma siis nagu julgeolekuliste huvide või ohtude ja riigikaitseliste ohtudega. Et siin on erinevaid näiteid, kuidas viimasel ajal ka uudistest on erinevad sektorid sidunud debattides oma enda argumendid julgeolekuga. Et seoses julgeolekuohtude või julgeolekukaalutlustega nimetame seda, kuidas tahame. Aga ma arvan, et ka väga väikesed otsusekohad tsiviilühiskonnas tänapäeval tegelikult on väga tugevasti seotud ju selle julgeolekusituatsiooniga, mis on. Ja sellepärast ma ei nimetaks seda militariseerumiseks, aga nagu ma arvan, et kui varem eestlane kaalus nagu 7 korda enne lõikamist, et siis nüüd ta kaalub nagu 8. korda ka veel, et see 8. kaalumine on see julgeolekukaalutlus, eks ole, mis sinna otsa on lisatud. Need väikesed otsusekohad, mis ongi nagu, see võib olla kinnisvara nagu soetamised, pere nagu loomiseni, need ei ole üldse tegelikult väikesed otsused. Üritasin nüüd tuua mingit head väikest otsust, et kas sa tahad osta uut liikumisvahendit, elektritõukeratast või mis iganes, eks ole, see oleks siis see väike näide ja suur nagu siis oleks see võib-olla eluaseme või pere loomine. Et sinna vahele jääb väga palju otsuseid, mis kõik peavad nüüd käima ühe lisafiltri läbi, milleks on siis nagu see julgeolekukaalutlus, et see on küll kõhutunne, aga ma arvan küll, et see on üsna tugev nagu sõel, millest meie otsused läbi käivad. Aga kaitseväelase hea psühholoogina, kuidas sa sellele vaatad, et on see hea, sest et ühest küljest valmisolek on justkui suurem või teisest küljest on seal ka see, et see viitab sellele, et inimesed elavad mingis teatavas hirmus või et see stress on nagu suurem? Siin on jällegi hea teha aeg-ajalt inventuur, et miks ma midagi teen. Alustades sellest, miks ma midagi tunnen või miks ma midagi mõtlen, kuni nagu selleni välja, et mismoodi ma käitun, mis eesmärgiga. Et minu printsiip on väga lihtne, et kui see, mida sa teed, aitab kuidagi lahendada mingit pingeseisundit, mis sus on, või rahustada oma enda enesetunnet, vabastada rohkem vaimset ressurssi ja füüsilist ressurssi millegi nagu tulutoovama tegemiseks, siis see kõik on ilmselgelt eesmärgipärane. Et ja kui keegi selle käigus ka liiga ei saa. Ehk siis, mis puudutab nagu ärevust ja sõjahirmu, siis ma arvan, et see normaalne printsiip võiks olla, et kui sul on mida pakkida ja kui sul on mida ette valmistada, et su kott on ikkagi pakitud ja mingid asjad on läbi arutatud ja läbi kaalutud,
aga jälle teise äärmusena võib-olla, et noh, et iga päev nende asjade uuesti nagu läbirääkimine on kulutatud aeg sellest päevast, mis võiks kuluda millegi efektiivsema ja produktiivsema nagu taotlemiseks, et ma arvan, et selline nagu inventuur, et mida ma oma ajaga ja oma tunnete ja oma mõtetega nagu pihta hakkan enamus osa oma päevast, on hea nagu aeg-ajalt teha. Ja sõjaväelasena need teemad on meil paar korda juba oma enda pere seas nagu läbi räägitud ja mingid asjad on nagu pidevalt arenemisjärgus, et sõltuvalt sellest olukorrast. Aga üldised printsiibid, jah, ma arvan, et võiksid jääda sinna niisuguse mõistlikkuse piiridesse, asjade arutamisesse ning mõistlikkuse piirides ettevalmistumisesse. Et see ärevus ei pea olema paratamatu, et selle teadlikkuse või ettevalmistusega ei pea käima kaasas see, et me igapäevaselt siis kogu aeg kuidagi tegeleme selle teemaga. Ma arvan, et siin on väga hea näide on näiteks sõjauudised. Et see pidev nagu sõjauudiste lugemine ja läbiseedimine ja läbitöötlemine, analüüsimine, et see on see koht, ma arvan, kus inimesed võiks teha küll aeg-ajalt seda inventuuri isegi tihedamini, et mis eesmärgiga ma seda teen ja kuidas ma ennast tunnen, kui ma seda teen. Et kas see aitab mul rahuneda või vastupidi, pidevalt sunnib mind rakendama uusi strateegiaid, välja mõtlema rohkem seda, et mis mul kotis peaks olema ja nagu kõiki oma elu otsuseid üle vaagima. Et mis see nagu loommoraal võiks olla? Võikski olla see, et ikkagi kui see sõjauudiste lugemine ei ole su töö, sa ei tööta luureanalüütikuna just, või et sa ei pea olema nende uudistega olude sunnil pidevalt kontaktis, et siis analüüsi võtta see sekund 15, et analüüsida, mismoodi ma tunnen ennast, kui ma nagu seda infot nagu läbi töötlen. Ja jõuda siis otsuseni, et kas äkki on miski, mis aitaks mul paremini ennast tunda oma nahas ja võib-olla nagu seda päeva veidigi rohkem nautida. Et seda poolt ei tasu unustada. Aga kui ma küsin sinu selle isikliku teekonna kohta, sa mainisid, et sa alustasid ajateenistusest ja sealt jätkus siis sinu teekond. Mis see teekond oli? Et astusid ajateenistusse, kuidas sinust sealt edasi sai psühholoog ja praegu oled sa tegemas oma doktoritööd, eks ole, ka militaarpsühholoogia vallas? Jah, nii on, et ma olen nüüdseks jõudnud siis Tallinna Ülikooli doktorantuuri. Aga ma alustasin 2007 ajateenistust toonase nimega siis staabiside pataljon. Ja ma mäletan oma rühmaülemaid ja kompaniülemaid. Ja neil oli midagi sellist, mida minus endas ei olnud ja ma väga tahtsin. Et ma mäletan seda nagu selgerühilist, selgesilmalist vaadet ja olekut. Ja ma mäletan väga, et mis iganes on, seda ma tahan omandada. Ma jäin peale ajateenistust ületeenijaks mõneks ajaks ja siis siirdusin Kaitseväe Akadeemiasse õppima. Et selle Kaitseväe karjääri kõrval on mul siis õnnestunud kuidagi omandada bakalaureuse ja magistrikraad ja nüüd siis jõuda doktorantuuri välja ja kuskil seal vahepeal ma hüppasin ühest paadist teise, et siirdusin siis staabiohvitseri töölt üle psühholoogi tööle. Et siuke küllaltki ebastandardne karjäärimudel, mida ma olen suht kindel, et ei ole seni kohatud Kaitseväes ja raske uskuda, et veel järele ka tuleb vaatama. Aga kindlasti ühtegi nagu otsust kahetsenud ei ole, vaid vastupidi, mul on väga hea meel nende kamraadide ja loodud nagu sidemete üle, mis seal tee peal nagu poole peal on õnnestunud luua, kus ma veel käisin justkui nagu kaitseväelase või riviohvitseri rada. Ja mul on väga hea meel selles rollis ja töös, kus ma nüüd praegu olen, mis on hoopis teissugune, kus ma ei juhi otseselt kedagi, ei koolita kedagi väga välja. Välja arvatud muidugi psühholoogiaalased koolitused, aga ma ei hoolitse järelkasvu eest. Ja ma saan kuidagi olla spetsialisti rollis või spetsialiseeruda väga kitsale nagu psühholoogia alale, milleks siis nüüd viimasel ajal on stress ja inimeste ettevalmistamine Kaitseväe tingimustes väga stressirohketeks situatsioonideks, et uurida, kas on võimalik kuidagi kaitseväelasi
paremini, efektiivsemalt koolitada just nimelt siis kõige stressirohkemateks väljaõppe osadeks. Ja see on ka sinu doktoritöö teema, eks ole? Just. Kuidas valmistatakse näiteks ajateenijaid, aga ka üleajateenijaid ja nii edasi psühholoogiliselt ette selleks, et olla päriselt valmis sõjaolukorraks? Erinevates väljaõppekavades on erineval määral nüüd psühholoogia loenguid. Osades rohkem, osades vähem, aga mingil määral kõik ajateenijad puutuvad psühholoogidega kokku, mis iganes spetsialiseerumine neid ees ootab ja kaua nad ajateenistuses on, kas 8 kuud või 11 kuud. Aga mingil määral psühholoogia mõjutab nende väljaõpet kõik. Nüüd, mis puudutab neid võib-olla, kes rohkem saavad, et ilmselgelt nagu nüüd parameedikud, kellelt oodatakse rohkem, et nad panevad õla alla siis, kui võitlejal on raske, eks nemad saavad rohkem ja mõned veel erialad ka, juhid saavad ka rohkem, eks siis need samad seersendid, noorem allohvitserid. Et nende väljaõpet mõjutab võib-olla psühholoogia rohkem, seal me koolitame ajateenijad tihedamini. Aga kui natuke üldistatumalt võtta, et mingi näide oli siin, ütleme, Kevadtormist, eks ole, selline väike vastuolu, et keegi osalejatest vist andis märku, et liiga raske oli. Et kui suurt rolli mängib see, et inimene reaalselt kogeb seda sama stressi, ma ei tea, paneb ennast ekstreemsetesse olukordadesse õppusel selleks, et ta oleks valmis selleks, mida reaalne sõjasituatsioon võib temalt nõuda. Et kas see kõik tuleb enne praktiliselt läbi mängida ja mis piirini, nii et see on jätkuvalt kuidagi tervislik ja toetav? Minu doktoritöö põhinebki stressile eksponeerimise nagu koolituse nagu teoorial või et inimene muutub stressile vastupidavamaks, kui ta on sarnaseid situatsioone nagu kogenud. Et ma pean ilmselgelt uskuma seda, et selles koolituses on oma iva ja inimene muutub vastupidavamaks, muidu ma oleksin oma nagu fookuse väga valesse kohta pannud. Mis aga puudutab võib-olla nagu konkreetsemaid näiteid ja nüüd kas inimesel on raske või mis mind väga huvitab tegelikult retrospektiivselt, kui ma vaatan oma varem läbi viidud uurimustöid või küsitlusi, mitte ainult siis nagu võib-olla bakalaureuse või magistritööd, aga ka mingeid väikseid projekte. Et mis mind ennast alati on väga huvitanud ja sellest ma olen hiljuti aru saanud, on see, et ikkagi millal inimene alla annab, et kus see punkt nagu tuleb, et inimene enam ei pinguta ja nagu need võimalikud hüved jäävad siis alla nendele kahjudele, mida inimene tunneb, et tekivad, kui ta edasi pingutaks. Ja see ei ole ainult tegelikult kaitseväe maailm, et see võib ka olla suhete maailm, et see võib ka olla, eks ole, nagu kas ma viitsin endale paki piima tuua või viitsi või nagu väikestesse otsustesse ka jällegi sisse minna, et mind on nagu alati huvitanud just nimelt see. Ja see aspekt mitte ainult siis teenistuses, vaid maailmas, mis mind ümbritseb. Nüüd ma annan endale aru, et see on niivõrd faktoriaalne konstrukt, kui selline asi üldse olemas on nagu allaandmine, et seda nagu uurida ei ole mõtet, aga mingeid aspekte sellest kindlasti. Ja nüüd, et millal inimesel hakkab raske või millal ta nagu selle võitlemise lõpetab, et see on minu töö tegelikult mõtestada seda rohkem. Ja nüüd me jõuame selle mõtestamise juurde, et enamasti ikkagi inimene annab alla siis, kui ta ei ole päris selge, et miks ta seda teeb, mida ta teeb, et kui sellel puudub mõte. Viktor Frankl on kirjutanud, eks ole, inimese otsing elu mõtte järele, kuidas see täpselt see pealkiri eesti keeles. Man's search for meaning on see vist inglise keeles, eks ole. Kui saaksid kuulajale ka korraks avada, et mis selle teose selline põhisõnum on? Põhisõnum on jälle nagu mõtestamise küsimus, igaüks võtab sealt võib-olla oma, aga nagu mis on faktiliselt teada, on kindlasti see, et Viktor Frankl oli Auschwitzis ja teistes laagrites ka, teise maailmasõja ajal, kuhu siis natsid olid koondanud juudid ja Viktor Frankl ühena nendest võttis siis sealt kaasa selle tähelepaneku ka, et millal inimene nagu lõpetas elamise või õigemini, et kuidas on seotud see allaandmine
nendes väga-väga rasketes oludes nagu selle elu lõppemisega. Et tema nagu tähelepanek oli ka see, et ta võis väga täpselt tegelikult ennustada, millal oli järgmise kaasvõitleja või kaasvangi nagu siis minekuaeg. Et tema just kirjelduse järgi nagu oli seda võimalik inimese käitumises ja silmades näha, et kui ta juba nagu annab alla ja lõpetab võitlemise. Ja sealt tulenevalt muidugi nagu siis see teine pool, et kuidas otsida seda mõtet ja mõtestada seda, mida sa oled kogenud sellisel moel, et see võimestaks sind edasi elama ja otsima nagu kurvi taga, eks ole, seda helgemat tulevikku. Ja siin on jah, tema nagu loodul ja tema võib-olla nägemusel väga suur ühispind sellega, et mida ma ise usun, et praegu ka toimib ja mis võib-olla nagu ka haakub selle konkreetse näitega, mis sa tõid reservõppustest, et kui tegelikult ei ole nagu selge, et mille nimel inimene nagu tegutseb ja võitleb, et siis on nagu see punkt oluliselt lähemal, kus ta tunneb, et liiga raske on. Aga see on subjektiivne punkt, täpselt samamoodi nagu ka Viktor Frankl, eks ole, oma enda raamatus seda ka mõtestas, et seda taluvuse piiri on võimalik alati lükata või allapoole tuua lähtuvalt sellest, et kuidas sa ise seda tõlgendad, mis sinuga juhtub. Ja ma kujutan ette, et kaitseväes see narratiiv, et mille eest võideldakse, on tegelikult üsna tugev ja selle järgi vaadatakse, et võitlejatel oleks motivatsioon. Aga lisaks sellele, kas on ka mingisugused, ma ei tea, isikuomadused või muud faktorid, mis kuidagi aitavad ennustada või mõista, et kes on hea, kellest saaks hea sõjaväelane, kes on vastupidav sellises kõrge stressi olukorras, kelle jaoks see punkt kuskil võimalikult kaugel on? Et nüüd on üks tõlkeprobleem, et sõna, mida inglisekeelses teadusmaailmas mõistetakse väga konkreetse nagu asjana nagu resilience ja resilience on eesti keelde väga mitmel moel tõlgitud, ehk siis militerm näeb ette, et ma tõlgendaksin seda kerksusena. Õige terminoloogia. Meie jaoks on kerksus, aga kes on võib-olla mõnest teisest akadeemilisest kogukonnast, et siis ma nende jaoks ütlen ka, et ma mõtlen selle all siis kas säilenõtkust või elastust või kuidas iganes teie jaoks parem seda nimetada on. Kaitseväeks on selle asja nimi kerksus ja kaitseväed üle maailma panevad väga palju tegelikult ressursse selle alla, et just nimelt vaadata, et mis see kerksus on, kuidas seda saab kasvatada, mil määral seda on vaja mingitesse ametikohtadesse, et luua siis vastavaid profiile, mida võrrelda värvatavate inimestega. Et kui palju seda kerksust peab olema. Muidugi seal on teisi faktoreid ka, aga kerksus on viimasel ajal, ütleme niimoodi, viimase 20 aasta jooksul vägagi põhjalikult uuritud konstrukt. Ja ma arvan, et siin ka meie enda kaitseväes on viimasel ajal seda aina rohkem vaadatud. Et just nimelt võib-olla selles kontekstis, et millistes rollides võiks seda rohkem olla, millistes rollides võib-olla see ei ole nii oluline. Millistes rollides see on kõige olulisem? Et sellised ametikohad, kus on veataluvusmäär oluliselt madalam ja nagu riskid on suuremad. Et kindlasti me võime rääkida sellest, et erioperaatorite või erioperatsioonide väejuhatuses tervikuna võiks eeldada, et see kerksuse määr on oluliselt kõrgem kui võib-olla mis iganes staabiohvitseride seas kuskil, eks ole, kas võtame mis iganes tagalas opereeriva pataljoni, eks ole, et kus see nagu ei ole niivõrd määrav, aga väeliikide ja töölõikude osas, kus stress on paratamatu nagu töö osa ja mida rohkem stressi võib-olla siis isegi seda paremini inimesed töötavad, siis seal kindlasti inimeselt oodatakse nagu väga suurt stressitaluvust. Aga sellises, ütleme, sõjaolukorras kas see, millisena seda tajuvad või et kus see nii-öelda kui suur see säilenõtkus või kerksus on, kas see on,
kuidas öelda, et kas teenistuja või võitleja tajub seda ka kuidagi erinevalt kui näiteks tsiviilisik, et kui mingis ühiskonnas on sõda, siis kas seda tajutakse kuidagi väga erinevalt vastavalt sellele, et kas inimene on ametlikult võitleja või on ta tsiviilelanikkonnas, kes ka tegelikult ju paratamatult selles kõiges osaleb? Viimasel ajal akadeemilises kontekstis hakataksegi vahet tegema nagu kogukondlikul kerksusel või et ühiskondliku tasandi kerksusest, et kuivõrd siis vastupidavad stressile ja katsumustele on väiksed kogukonnad, piirkonnad, administratiivüksused, aga nagu kultuuriruumis ka, eks ole. Sest et sealt edasi nagu nüüd, kui mõelda, et mingid grupid muutuvad haavatavamateks sõja ajal, mõned nagu vähem haavatavateks, mõned rohkem haavatavateks, siis võib-olla nagu ühiskonna nagu sihukesteks gruppideks jaotamine, nende kerksuse mõõtmine ja hindamine tegelikult tundub täitsa nagu mõistlik mõte. Et näha seda, et kus meie haavatavused on ja nüüd räägib minus muidugi see kaitseväelase pool, et valmistada võib-olla need grupid paremini ette nendeks võib-olla mõjutustegevusteks, mida vastane kavatseb teha, või nendeks kriitiliselt määravateks nagu mõjudeks, mida sõda endaga kaasa toob. Et aga kes need haavatavamad grupid on? Vot, seda võiks nüüd keegi uurida. Et ma arvan, et selleks piisab ka võib-olla sellest, et need uudised ette võtta ja süsteemsemalt kuidagi läbi käia, et kes nagu on eriarvamusel rohkem võib-olla sellest, mis sellel teemal, mis praegu toimub ja kelle jaoks on nagu see situatsioon hägusam. Et tõenäoliselt need on need haavatavamad. Mida sõda tavaliselt teeb, on ikkagi see, et maailm muutub küllaltki mustaks-valgeks. Et on meie ja on nemad. Et kus on nüüd need hallimad toonid vahele segatud ja kus see maailmapilt võib-olla nii selge ei ole, et sinna tasuks sisse vaadata ja mõelda, et kuidas nende ühiskonnagruppide seda kerksust ja vastupidavust mõjutustegevusele, aga ka negatiivsetele mõjudele, mida sõda iseendaga kaasa toob ja see segadus ja see määramatus, et seda nagu kerksust võib-olla suurendada. Aga mis need mõjutustegevused on ja kas see on oluline, et ka tsiviilelanikkond oleks kuidagi teadlik nendest tööriistadest nii-öelda, mida ju selles samamoodi kasutatakse? Jaa, et ma arvan, et enamik meist on kuulnud hübriidsõja terminit, kes on rohkem võib-olla lugenud, on siis kuulnud sellised terminid nagu psyops või psühholoogilised operatsioonid ja nii edasi, strateegiline kommunikatsioon, mis tegeleb, eks ole, meie oma kultuuriruumi, meie oma riigi kaitsmisega nende asjade vastu. Ja palju muid sfääre ka, aga mida nagu konkreetselt tehakse nende vastu? Ma arvan, et üks suurimaid edulugusid on meie enda riigikaitseõpetus, kus tegelikult väga juba noorest east inimesele kuidagi antakse ülevaade, et mis on need ohud, mis on need raamistikud, kus meie ja nemad opereerivad, meie opereerime, et mida me peame silmas pidama ja milline on see hea ettevalmistuse aste ja milline on see mitte nii hea või et kust võiks nagu, eks ole, veel parandada. Et ma arvan, et riigikaitseõpetus on üks siuke väga kõva alustala, kus pannakse see kaitse just nimelt nendele mõjutustegevuste nagu vastuhakuks. Aga kas meil riigikaitseõpetust täna saavad kõik kooli lõpetajad? Veel ei saa, aga väga suur osa. Ja eks ole, nüüd on ka uudistest läbi käinud, et selle ainekava kohustuslikuks muutmine. Aga võib-olla ma siia kinni ei jääks, et siit kui edasi minna, on teine väga suur edulugu on ajateenistus ise, et me saame iga aasta kuldlõike ühest ühiskonnagrupist, kes kõik on sunnitud vaatama Aktuaalset Kaamerat õhtuti eesti keeles, mis ei ole üldse väike asi, kui sa tuled muukeelsest ühiskonnast ja oled elanud aastaid hoopis teises kultuuriruumis. Ja mingis mõttes nagu väga lühikese osa küll nende
noormeeste ja naiste nagu elatud elust, nad on sunnitud asjast ühtemoodi aru saama ja ühel moel tegutsema. Rääkimata sellest, et ajateenistus annab võimaluse ka nagu vaadata üle nende tervislik situatsioon, teha armbad korda ja nii edasi, et siin on väga palju häid asju ja tulevikus ma loodan, et võib-olla see, mida ma uurin, annab ka sisendi koostamaks siis tõhusamate ajateenistuse ettevalmistust, et võib-olla võiks seal ka olla mingi psühholoogiline plokk, mis valmistab ette inimesed tegelikult stressirohketeks situatsioonideks, kui lihtsad nõksud, eks ole, kuidas nagu toime tulla. Et riigikaitseõpetus, ajateenistus, ma arvan, meie vaba meedia on väga tõhus kaitsevahend selle vastu, mida meie vastased üritavad teha. Ja üldse võib-olla selle segaduse ja määramatuse vastu, mida keegi isegi tahtlikult ei tee, aga see, et meie nagu riigijuhtimise ja asjade arutamise printsiibid on sellised, nagu nad on, ma arvan, et tagavad eestlasele niisuguse edu pandiks oleva nagu paindlikkuse, kui ma nii võin öelda. Ja selle olukorra, kus enamasti head ideed jäävad siiski sõelale. Ja meid ei vaeva nagu niisugune väga tugev kastistumine või nagu takistumine mingitesse hierarhiatesse. Et mulle endale meeldib vähemalt eestlasest ja Eesti ühiskonnast alati mõelda niimoodi, et see on niisugune väga paindlik, agiilne, kihvt väike loom, nagu siil võiks seda olla, kelle nagu omavahelises kogukonnas jäävad head ideed pigem nagu sõelale. Kui me räägime inimestest, kes siis otseselt lahingus osalevad, olgu need siis praegu, ütleme, Ukrainas Ukrainas võitlejad või siis meie oma kaitseväelastest missioonidel käijad, mis on levinumad sellised vaimse tervise väljakutsed, millega tegevteenistujad silmitsi võivad seista? See, kuidas sõjategevus otseselt nagu psüühikat mõjutab, see varieerub hästi suurel määral. Et lisaks sellele ilmselgele, mis sõjategevus endaga kaasa toob, mis on siis kontrolli tunde kaotamine oma enda elu ja selle situatsiooni üle, või need väga vastikud stressorid nagu tõesti haavata saamine või ka suurtüki tule alla jäämine, plahvatuste üleelamine. On ka väga palju selliseid stressoreid, mida me tavaliselt ei teadvusta. Et lihtsalt väga vastikus kliimas olemine juba nagu algus, eks ole. Aga ka lähedastest eemal olemine, see pinge, mis sellega kaasneb, mingitest kogemustest ilmajäämine, kuskilt kaugelt nagu vaatamine või koju jõudes nentimine, kuidas su lapsed on suuremaks kasvanud või õppinud midagi ära ja sa ei saanud seal olla. Et seal on hästi palju selliseid väikseid muutujaid ka, mis tegelikult võivad kuhjuda päris suureks asjaks. Ja see ei ole nagu ainult posttraumaatiline stressihäire, millega meie võitlejad kokku puutuvad. Tegelikult on posttraumaatilise stressihäirel üsna nagu väike esinemissagedus. Ja tõenäosus saada endale meeleoluhäired, eks ole, nende erinevate väikeste faktorite kuhjumise tulemusena tegelikult oluliselt suurem. Nüüd meie veteranid, ma arvan, et ei erine tegelikult oma profiililt kuidagi meie teiste NATO liitlaste võitlejatest, et küllaltki sarnased probleemid ja ma arvan, et need kõige olulisemad ma tõin juba välja, et tegelikult need probleemid tavaliselt ikkagi hakkavad kodust pihta. Et kas nad olid juba enne missioonile minekut, said missiooni ajal alguse või missioonilt tulemise nagu järel, aga enamasti on need probleemid, millega veteranpsühholoogi juurde tuleb. Ehk siis suhteprobleemid, meeleoluhäired. Võib-olla mõned marginaalsemad ka, aga kui ma neid hakkaksin nimetama, siis see nimekiri läheks päris pikaks. Aga sa mainisid juba, et veteranidele on ette nähtud piiramatu aja jooksul, aga küll mingis määratud ühikus psühholoogilist tuge. Mida see tähendab? Ja sa mainisid, et tegelikult ka perekondadele ka perekondi kaasatakse sellesse protsessi. Saad sa seda natuke avada? Jaa, on niisugune tore lehekülg nagu veteran.ee ja kui Kaitseväe veteran või tema lähedased tahavad detailsemalt lugeda, siis veteranipoliitika on ka avatud dokument, kus saab tegelikult ilusasti välja lugeda selle, et Kaitseväe psühholoogid
jäävad osutama teenust veteranile ja pereliikmetele nii kauaks, kuni inimene veteran on. Aga kui kaua on inimene veteran? Elupäevade lõpuni? See on võõrandamatu, võõrandamatu staatus ja kui ma nüüd ei eksi, kui seal mingid erijuhtumid ei ole. Ja tingimusel, et need probleemid, millega inimene tuleb või tema lähedased on seotud siis tema kaitseväeteenistusega ja täpsemini siis selle missiooniga, eks ole, et kus inimene oli. Nüüd, kui inimene ei soovi tulla kaitseväe psühholoogi vastuvõtule või sotsiaaltöötaja vastuvõtule, siis tegelikult on ka veteranipoliitikas ilusasti ära kirjutatud, et mis mahus aasta jooksul minu arust 350 € ulatuses ja mida on võimalik suurendada tegelikult siis keskarstliku komisjoni otsusega on võimalik tegelikult teenust sisse osta siis väljaspoolt. Et kui ei soovi kaitseväe psühholoogi juurde tulla, mis iganes põhjusel, siis toetusteenuste keskus saab korraldada tema arvete kinnimaksmisega väljaspool kaitseväge. Nii et variant on. Aga kui teadlikud on Eesti kaitseväelased siis oma vaimsest tervisest, kui avatud nad on abi otsima, sest ega keegi ilmselt ei sunni sind psühholoogi juures käima pärast missiooni, eks ole, või? Missiooniüksused enne, kui nad lähevad, siis psühholoogia alane ettevalmistus on nende väljaõppe, missiooni väljaõppe üks nagu lahutamatu osa, et nad kindlasti kohtuvad seda missiooni teenindava psühholoogiga just nimelt. Missiooni teenindav psühholoog on täiesti eraldi määratud ja selline amet, jah? Just. Ja tema jääb siis kontaktisikuks ja kontaktnäoks kogu selle missiooni vältel selle üksuse jaoks ja tegelikult ka missiooni järel. Varem toimis ka süsteem, kus psühholoog saadeti enne missiooni lõppu missiooni piirkonda, et olen isegi käinud mitu korda, kolleegidega oleme niimoodi roteerunud ja külastanud siis üksusi missiooni piirkonnas, kus me oleme saanud nendega vestelda, just nimelt selles keskkonnas, kus nad teenisid, tajudes siis neid kõiki stressoreid ja nende argipäeva. Ja siis lennates siis koos selle üksusega veel tagasi Eestimaale, mis on ka väga nagu hea tegelikult selline koju siirdumise osa, kus on võimalik nagu jällegi pakkuda tuge ja kuulata nagu võib-olla lähemalt, mis nendega siis missiooni ajal toimus. Just selles ülemineku faasis, et kui inimene on just ühest maailmast tagasi, siis teise siirdumas, jah. Just, mis on, ma arvan, väga oluline aspekt, et sa lased sellest lahti, kus sa olid, et sa oled just seal nii-öelda limbos kahe vahel, et need lennukijutud olid tegelikult, ma arvan, võib-olla mõned produktiivsemad. Ja samal ajal siis nagu valmistud oma enda mõtetes selleks, et mis sind kodus ootab ja mis maailma sa siit eest leiad. Mis on sinu ootused, mis on sinu unistused, mis on sinu hirmud, et need nagu vestlused selle siirdumisfaasis nagu läbi teha on väga hea. Ja seda on ka tegelikult uuringud näidanud, et võib-olla üks suurim vahe, mis oli teise maailmasõja ja Vietnami puhul oli see, et Vietnamist tulid USA võitlejad tulid tagasi teinekord nagu kommertslendudega. Nii. Et üksinda nendest, kuna seal oli see päevade süsteem, et palju sa nagu pead seas teenima, eks ole, päevasid, nagu need päevad varieerusid üksuste sees väga palju, et siis lõpuks võitlejad tulidki üksinda, eks ole, oma mingi lennuliiniga maandusid oma kodu lähedal nii vähedel kui võimalik ja pakkisid oma ranitsa lahti ja läks see elu edasi. Samal ajal kui teisest maailmasõjast, eks ole, kõik üksused toodi koos nii, nagu sa lõpetasid selle sõja, sa olid seal laeva peal või lennuki peal ja rändasid teinekord nädalaid koju ja sul oli aega, et nagu rääkida need jutud kõik läbi, mis tegelikult juhtus ja kuidas sa nagu nägid, mida sa nägid ja kuidas protsessida üldse nagu kogu seda kogemust, on ju. Mis on, ma arvan, väga nagu oluline osa selles nagu peatüki lõpetamises ja uue alustamises, mis on ka pahatihti võib-olla üks põhjus, milleks psühholoogi juurde tulla, et nagu ei ole nagu seda selget lõppu ja algust. Aga sa läksid korraks ajalukku ja ma sellest võtaks kinni, et mis hetkest, et kui, ütleme siis, et need erinevad lähenemised, teenused ja nii edasi, mida sa praegu kirjeldad, tunduvad ikkagi üsna sellise tervikliku vaatena sellele, et mida inimene, ütleme, alates ajateenistusse astumisest, kuni võib-olla siis ma ei tea, missioonil käimiseni, et tundub, et erinevad
mingid aspektid või ajad on erinevate teenustega üsna hästi kaetud. Aga see, mis hetkel tegelikult üldse sõjaväepsühholoog või sõjaväepsühholoogia mingisuguseks haruks sai. Et sõda on alati olnud psühholoogiline nähtus ka, on ju. Aga et mis hetkest ajaloos me üldse saame rääkida sellisest teadlikust lähenemisest militaarpsühholoogiale? Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis tegelikult esimene vägi või sõjavägi, mis võttis psühholoogid või psühhiaatrid rindele kaasa, oli tegelikult tsaari Venemaa oma. Et kes võttis Venemaal 20. sajandi alguses oli psühholoogia väga suuri samme tegemas võrreldes, eks ole, tegelikult sellega, mis võib-olla lääne kultuuriruumis tegi. Ma arvan, et kõigil, kes psühholoogia huvilised on, tasuks veidike rohkem läbi lugeda seda perioodi psühholoogia ajaloost. Aga mida nagu venelased tegid, oli see, et nad võtsid psühhiaatrid sõtta kaasa, kui nüüd siis oli Vene-Jaapani sõda 20. sajandi alguses. Ja sealt on tegelikult pärit üks väga oluline printsiip, mida ka tänapäeval järgitakse, et kui on psühholoogilised haavatud seas, ehk siis lahingstress ja lahingstressi reaktsioonid erinevad, et neid nii-öelda psühholoogilised haavatuid ravida või toetada siis võimalikult lähedal rindejoonele. Et kus need on piisavalt ohutuskauguses, et neid ei ole nagu tuletegevusega võimalik mõjutada, aga samas, et nad kuuleksid nagu paukusid. On see ikka nagu lihtsustatult see printsiip. Sest et mida kaugemale sa kannatanu viid tegelikult rindejoonest ja oma enda üksusest, kuhu ta kuulub, seda peaaegu lineaarses seoses on see, et mida kaugemale seda viid, seda tõenäolisemalt ta enam sinna tagasi ei tule. Et see oletatav loogika seal taga on see, et see side nagu üksusega kaob ja see nagu kodu läheneb ja see võimalus, eks ole, et ma ei tahagi sinna tagasi minna, et kuni mu nagu see situatsioon halveneb ja mis iganes põhjused veel mängus on, et see sõdur nagu ei naasa. Aga venelased nagu panid selle tegelikult kirja juba nagu Vene-Jaapani seas. See näitab, et psühhiaatrid olid kohal, nad analüüsisid ja nad vaatasid tegelikult seda, et mis inimese psüühikaga seas toimub. Esimese maailmasõja ajal juba tegelikult oli selline punt nagu eksperimentalistid, kus olid siis Ameerika psühholoogid, kes said Ameerika kaitseväe tingimustes uurida erinevaid psühholoogilisi fenomene ja mida nagu siis inimese psühholoogia teeb sõja tegevuses. Peamiselt muidugi tegelesid toona küll psühholoogid inimeste valikuga. Ja teises maailmasõjas, kus psühholoogia ja sõjapidamine ja armeede huvid ja psühholoogia huvid olid omavahel vägagi tihedas seoses, said tegelikult Ameerika psühholoogid üsna vabad käed uurimaks seda, millised psühholoogilised aspektid mängivad rolli sõjapidamises ja kuidas teha valikuid, kuidas valida õigeid inimesi õigetesse kohtadeks, kuidas teha paremaid ja tõhusamaid tervisekontrolle, et inimesed ei saaks näiteks petta seda, et kas nad on kurdid või et ei oska lahutada, eks ole, IQ-testid, kurtuse teesklemine on omaette teema, et väga lihtne oli vanasti ju saada ära sellega, et sa väitisid, et sul ei ole kuulmist ühest kõrvast. Aga seda on väga lihtne kontrollida. Et sa paned sellesse kõrva, kus sa väidad, et ei ole, eks ole, nagu pininat, et sa ei kuule midagi, paned nagu väiksema pinina kui teise kõrva, mis inimene väidab, et on tervem kõrv. Ja nüüd ühesõnaga, kui me paneme erineva tugevusega pinina, siis siit kõrvast ma kuuleksin, sellepärast, et siin on see tugev pinin ja siin ma ei kuuleks midagi, sellepärast, et siin on väga väike pinin. Ja kui nüüd inimene väidab, et see terve kõrv, et siin ei olnud pininat, aga mida me kõik tegime, oli see, et me lihtsalt lasime siia väiksema pinina, mis karjus üle sees, me teame, et tal mõlemad kõrvad kuulevad. Et me oleme üle trumbanud selle, eks ole. See on väiksed näited lihtsalt sellest, et kuidas tegelikult psühholoogid teenisid toona ka kaitseväe huvisid, aga tegelikult ka arenes kliiniline psühholoogia, igasugune inimeste valimine ja psühhomeetria eriti teise maailmasõja ajal kõvasti. Ja nüüd, kui me jõuame veel lähiminevikku, siis väga palju näiteid tuleb sellest, aga miks mitte ka positiivne psühholoogia, mis meid võib-olla on kõige olulisemalt mõjutanud viimaste aastakümnete jooksul. Et Martin Seligman, kes selle koolkonna rajas või suuna rajas, sai tegelikult väga suure
tellimusega just nimelt kaitseväelt, Ameerika kaitseväelt peale lahesõda, kui märgati, et lahesõjast tulnud sõduritel on nagu palju probleeme ja neid oleks vaja kuidagi paremini ette valmistada sõjategevuseks. Ja Martin Seligmani positiivne psühholoogia tunduski just olevat lahendus selleks, ehk siis, et kuidas rõhutada seda, mis inimesel on hästi ja juba olemas, mitte seda, mis on katki ja puudu. Ja kui me nüüd jõuame kaasaegsete igasuguste mindfulnessi ja muude nagu tehnikate ja praktikate juurde, mis aitavad meil ennast oma enda nahas paremini tunda, siis ei ole vaja kaugelt nagu neid ühenduspunkte otsida. Et jällegi mingi asi, mis on saanud võib-olla tuuletiibadesse just nimelt kaitseväeks ole toetava rahagrandi nagu näol. Et sellest on omaette veel tulnud sellised väga kihvtid programmid, mida Ameerika armees ja kaitseväes nagu laiemalt on rakendatud nagu Battle Mind programm, mis on siis sõdurite just nimelt kerksuse treenimiseks programm enne missioonile siirdumist ja kaasa arvatud tegelikult osadel juhtudel ka nende pereliikmete ettevalmistamine. Negatiivsed näiteid on ka, et kes tahaks väga palju sisse kaevuda, et vaadata, mida on, eks ole, ka viimase 20 aasta jooksul tegelikult tulnud, Guantanamo vangilaagri puhul, eks ole, suur probleem, mis tegelikult tuli välja, oli see, et Ameerika enda kliinilised psühholoogid töötasid välja ülekuulamismetoodikaid, mille tegelik sisu oli üsnagi sarnane piinamisega. Et samad nagu praktikad toimisid samal ajal, kui ühest küljest, eks ole, et nagu tehti väga eetilist ja inimese nagu voorusi ja positiivseid omadusi nagu esile toovaid nagu programme ja projekte, siis tegelikult täpselt samas ajastus kuskil kõrval, eks ole, tegelesid kliinilise psühholoogia haridusega oma ala spetsialistid sellega, kuidas terroristidest erinevaid piinamismeetodeid nagu rakendades siis vastuseid välja saada ja mis aeg edasi kerides nüüd näitas, ei toonud üldse tegelikult niivõrd efektiivset infot välja. Et ma arvan, et kui minna veel ajast tagasi, leiab veel ka ebaeetilisemaid näiteid, mis võib-olla nagu antud juhul sööks kogu selle aja, mis meil selleks saateks on ära. Aga kindlasti on ajaloos nii positiivsed kui negatiivsed näiteid. Üks nendest piinamistaktikatest, mida sa siin mainisid, mis on ka psühholoogide välja töötatud Guantanamos, nagu ma aru saan, on see, et inimestel ei lasta magada. Ja ma mõtlen peas ja vaimse tervise vitamiine, siis see on üks asi ilmselt, mis jällegi haakub, et mis on need baasasjad, mida me saame teha oma vaimse tervise heaks ja kui suur osa sellest, ütleme siis, mingisugusest psühholoogilisest rünnakust võib olla lihtsalt sellega, et sa võtad need baasvajadust ära. Nii, magada ei saa ja juba ongi meil probleem, on ju. Absoluutselt, et õhuta saame olla väga väikse, natukene kauem saame olla joogita, natukene kauem ilma uneta ja natukene sellest veel kauem, eks ole, söögita, et muidugi manipuleerides nende nagu vajaduste rahuldamisega on võimalik inimene väga kiirelt nagu tasakaalust välja viia ja võt see on jällegi üks siuke asi, mida meil kõigil nagu tasub nagu jälle aeg-ajalt nagu kaaluda, et kui hästi mul nende asjadega on. Vajadusel isegi need asjad välja kirjutada, sest meie enda mõte ja mälu ei ole just kõige paremad tunnistajad kohtus tihti peale, et selleks pane kirja nagu seda, et kuidas sa ise praegu hetkel hindad oma enda skaalal, mille sa välja mõtled, et kuidas sul selle une ja heaolu ja emotsioonide ja sotsiaalsete suhetega ja liigutamisega on. Et see on ikkagi kõige parem, ma arvan, kaitse igasuguse mõjutamise ja vastase vastu ka, et sa proovid need erinevad vajadused tasakaalus hoida. Ja et sa aeg-ajalt kaardistad seda, mis sul on võimalik teha ka. Et tulles tagasi selle agentsuse juurde, et teadvusta seda, et kust su nagu võimekus kontrollida neid vajadusi nagu jookseb ja leppida nagu sellega, et kust sa ei saa nagu neid asju kontrollida. Et mitte liialt muretseda asjade pärast, millesse sul nagu igasugune sekkumisvõimalus nagu puudub. Nii et kokkuvõtvalt võiks öelda, et see oma enda vaimse tervise vitamiinide seisu ülevaatamine, et kui tahta sellest teha selline natuke seda illustreerida või teha mingi mäng, on ju, et ma ei tea, inimesed võivad öelda, et aga mul ei olegi vaja väga palju sotsiaalseid suhteid, mul ei olegi väga vaja sõpru, on ju. Et panna see asi niimoodi kõverpeeglisse,
isolatsioon sellel on põhjus, miks kõige karmim vangistus on üksikvangistus, eks ole. Et tegelikult mängidagi iseenda korraks läbi see, et ma võin öelda, et ma ei pea liikuma, on ju, aga et tegelikult kui see mult ära võtta, siis mida see tegelikult tähendaks, et tuletada endale meelde, et kõik need põhivajadused, mille järgi me vahel unustame võib-olla vaadata ja võtame neid iseenesestmõistetavana või ei oska neid asju väärtustada oma vaimse tervise lõikes, tuletada endale meelde, et nende eemaldamine on põhimõtteliselt kõige suurem psühholoogiline piin, mida inimesele nagu pakkuda saab. Võt siin ma pakuks ühe väga hea tööriista kaasa, et meil on tihtipeale suurepärane võimalus pugeda igasuguste ebameeldivate toimingute eest peitu lausuda siis endale või nagu isegi kõlava häälega teistele, et mul ei ole selleks praegu aega. Et see puudutab nüüd ennekõike isegi seda sisekõne, et kuidas me ise nagu endale oma enda tegevust õigustame ja põhjendame. Aga ma soovitan kõigil asendada see mul ei ole aega vabandus ja siuke nagu kilp, mille taha pugeda lausega, et ma ei prioritiseeri seda. Ja et kui see, mis iganes sa nüüd endale ütlesid, endiselt kehtib ja sul ei ole nagu valus kuulda ennast seda ütlemas endale, et siis nii on. Et järelikult see, milleks iganes sul nii-öelda jutumärkides ei ole aega, täpselt nii ongi. Aga kui sa ütled endale näiteks, et kallis laps, ma ei saa sinuga mängida praegu, sellepärast, et ma ei prioritiseeri ka sinuga mängimist ja sul ei käi väikest jõnksu läbi nagu. Et siis järelikult nagu prioritiseerid ikka küll või et nagu, et tegelikult sa leiad selle aja. Et siin on nagu see sõna mõju nagu, et kuidas sa ise endaga räägid ja kuidas sa ennast põhjendad ja milline su sisekõne on. Et sel sõnal on väga suur võim ja mõju ja et just nimelt väike mõte endale edaspidi, et kui paneb need inimesed, kaasa arvatud mina, kes me endale väga tihti ütleme, et mul ei ole millekski aega, et vahel võib-olla natukene vaadata sinna sõnade taha, et kas see päriselt peab paika. Ja jõuda selleni, et mis on meile tähtis, sest see tegelikult haakub väga hästi ka selle kerksuse või säilenõtkusega, et mis on minu jaoks tähenduslik. Et lõppkokkuvõttes, kui me tõepoolest ütleme endale välja, mis on meile tähtis ja suuname oma teod ka sinnapoole, siis tegelikult elamegi me loodetavasti võimalikult tähenduslikku elu, mis teeb meid tegelikult ka võimalikult vastupidavaks. Just. Üks selline abstraktsemat laadi küsimus, mis mul on alati olnud militaarpsühholoogia vallast, ütleme, on ka seesama, et just kui mingisugune rolli võtmine võitlejana või et selline distantsi seadmine enda ja ma ei tea, lahingutegevuse vahele või et mida võib vaadelda sellisena, et miks on sõjamaalingud, on ju, need ei ole ainult varjumiseks, need on ajalooliselt olnud ikkagi mingisugused sellised toetavad elemendid või riitused, on ju. Et miks ma peaksin panema ette maski sõdalasena? Et kas see siis kuidagi tähendab, et see ei ole mina? Või kui ma esimest korda kuulsin, et öeldakse siis kaitseväe keeles vastase elavjõu hävitamine, mitte tapmine, et siis see tekitas minus kuidagi sama küsimuse, et kas see on võitleja jaoks psühholoogiliselt kuidagi oluline, see võimalus näha ennast, ütleme siis seda võitlustegevust või seda kriisisituatsiooni oma ülejäänud identiteedist kuidagi nagu eraldiseisvana. Mõistad, mis ma umbes mõtlen? Et ma saan aru sellest niimoodi, et vägivald, mida valmistatakse ette kaitseväelast toime panema, on teinekord nagu psüühikale niivõrd laastav, et on vaja rakendada erinevaid toimetulekumehhanisme selleks, et võib-olla nagu tekitada see sein sinna vahel, et see mina-pilt ja nagu võib-olla see maailmanägemus säiliks, mis on enamikul meist selline, kus vägivald väga ei mahu, on ju. Just. Et need näited, mis sa tõid, on ka, ma arvan, et suurepärased, et minna veel ajast tagasi, et need maalingud ja maskid ja kõik see toon ühe väga hea näite ühelt vangistusõppuse ja ellujäämiskursuselt, vangistusõppe ja ellujäämiskursuselt, kus kolleeg käis, kus teda kuulas üle üks naissoost nii-öelda isik, kes mängis siis vangistajat. Ja peale seda, kui ta oli siis selle nagu õppuse nagu läbi teinud, siis ta soovis seda vangistajat nagu üles otsida, et temaga rääkida, sellepärast, et ta oli endast välja läinud ja teda asunud ka sõimama võõrkeeles.
aga ta ei leidnud teda kuskilt ja siis ta küsis kelleltki, et kus on see ülekuulaja, kes mind töötles. Ja talle näidati hoopis nagu tundmatuseni muutunud nägu, et kui ülekuulajal olid mustad juuksed ja pruunid silmad, siis see oli siniste silmadega blond daam. Ta läks juurde ja ta küsis, et vabandust, et kuidas te nii head seda võõrkeelt rääkisite ja et ma täitsa jäin uskuma, et te olete sellest rahvusest ja siis ta vaatas otsa, et ma ei tea, ma olin ainult paar sõna ära õppinud ja siis ta küsis, et aga milleks nagu see parukas ja need lähtsed ja kõik see, ja siis ta ütles, et teate, väga raske on olla 24 tundi väga halb inimene, kelle nagu ülesanne on, eks ole, tekitada valu võib-olla ja nagu töödelda lihtsalt väljaõppe raames ja nagu ilmselgelt nagu siis koolitusefekti taodeldes küll, aga sellegipoolest, et väga raske on selles ülekuulaja rollis olla, et see oli tema viis kaitsta ennast selle vastu. Sest need ülekuulamise harjutused on üsna siuksed, kuidas ma seda ütlen, kaitseväe väljaõppes võib-olla siuksed vähesed kohad, kus sa päriselt ka koolitatavana pead rinda pistma sellega, et teine inimene päriselt ka tahab sulle halba ja tema ülesanne ongi nagu tahta sulle halba ja tekitada väga palju halba. Et kus see simulatsioon tegelikult põhimõtteliselt ju vastabki reaalsusele, on ju, sest et relvaks on sõnad, relvaks on see mingi surutud situatsioon seal. Just, ja sinu nõrkused, mida on sinu vastu võimalik ära kasutada. Et mis puudutab tegelikult nagu relvatrille või seda, mis toimub maastikul, et see, seal on ka oma selline element sees, aga see pigem meenutab mulle alati, see on väga minu arvamus ainult ja ma ei suru seda peale, aga see pigem meenutab koreograafiat. Et kus on nagu väga selged sammud ja nagu aktsioon-reaktsioon nagu siuke suhe, eks ole, et kui sina teed niimoodi, mismoodi vastane teeb. Just. Aga ülekuulamise harjutused on selline veidike teistmoodi stress, et kus kõik, mis sinu kohta teadaval ja saadaval on ja mis miimikat su nägu välja annab, võidakse kasutada sinu enda vastu. Et selles suhtes on sellel teisel poolel, vastaspoolel veel nagu vastikum roll võib-olla. Olla see väga-väga vastik inimene. Ja nüüd tagasi jõudes selle juurde, et kuidas siis sõdurid ennast kaitsevad selle vastu, et et jah, see, mida see võib-olla nagu libamisi nagu puudutasid ka, et see vastase dehumaniseerimine ja enda võib-olla ka dehumaniseerimine, et maskide ja asjade taha mitte dehumaniseerimine, aga võib-olla anomiseerimine, et sa lõpuks nagu mis nende sõjamaalingute ja maskide nagu eesmärk on varjata seda, et kes sa oled ja nagu võib-olla, eks ole, tekitada mingi teine identiteet. Et hoida nagu need identiteedid lahus. Et tegelikult võib vist ka sõjaväe vormi vaadata sellisena, et selle mõte ei ole ju lihtsalt varjumine ja see, et me tunneme üksteist ära, vaid ka see kuuluvustunne, mis selle vormi sees tekib, on ju. Jaa, absoluutselt. Kindlasti. Et ühest küljest väga toredad, teisest küljest veidrad hetked, kui oma enda laps nagu tänaval nähes ka nagu vormikandjad karjub neile kõigile issi nagu järele, et aga jah, et kindlasti nagu see ühendab selle elukutse kandjaid ja vormikandjaid. Kas on midagi veel, millest militaarpsühholoogiale mõeldes peaks rohkem rääkima või mida sa tahaksid ise lisada, mille kohta mina võib-olla ei taibanud küsida või teemat tõstatada? Jaa, ma arvan, et see kerksuse teema on see üks teema, mida võiks igaüks natukene omal käel ja jõul nagu arendada, et mõelda selle peale, et mis tema enda nagu vastu pidavust keerulistel aegadel nagu tõstab. Teine asi, nüüd kui me räägime edulugudest, et eks ole, ajateenistus, riigikaitseõpetus, see on ka kõik väga tore, aga on niisugune tore sait nagu peaasi.ee, ma olen kindel, et siin varem on ka mainitud ja suunatakse teiste poolt ka, aga ma tuletan veel kõigile meelde, et on väga palju tööd juba ära tehtud, et sealt on väga palju toredat lugemusmaterjali meile kõigile leida. Sealt on ka võimalik leida vaimse tervise vitamiinide kohta lugeda, mis ka on omal moel kerksusega seotud, et kuidas nagu omaenda vastupidavust stressil ja keerulistel aegadel nagu suurendada. Ja kolmas mõttekoht on mitte võib-olla niivõrd militaarpsühholoogiaga seotud, aga lihtsalt üldse sellest, et kuidas käsitleda aega. Ja ma arvan, et see on nagu minu nagu uurimusteema ja võib-olla minu elufilosoofia keskmes ka, et aeg ei ole nagu siuke jõgi, mis meid kõiki kaasas kannab ja nagu kuidagi punktist A punkti B viib, vaid et nagu mõtestagem aega natukene teistmoodi enda
huvidest ja vajadustest küll lähtuvalt, aga ma pakun lihtsalt ühe variandi, et mõelge ajast kui filmist, mis koosneb nagu piltidest. Ja siis tekibki see illusioon, et kui sa neid pilte hästi palju paned üksteise järel mängima, et see aeg nagu liigub või et see nagu on siuke voolav. Aga seda filmi on võimalik sellegipoolest peatada, kaaderhaaval sinna sisse zoomida ja vaadata, et miks see kaader on selline, nagu ta on. Ja vana filmi puhul vähemalt on võimalik seda filmi lõigata ja kleepida igal huvitaval ja põneval moel, nii nagu sa seda ise seda soovid. Ja ma arvan, et seda filmi peatamise ja lõikamise oskust ma tahaks enne kõigile soovida. Et vaadata nagu edasi, et elada sellist filmi läbi, nagu te tahate elada, mitte nagu olla selle jõe kanda, mis teid viib lihtsalt kuhugi määramatus kohas, kus te võib-olla ei näe nagu seda agentsust. Oma enda tegevuse nagu mõju. Et ma soovin kõigile oskust nagu peatada rohkem aega. See on väga ilus soov. Suur aitäh sulle, Jorma, täna stuudiosse tulemast ja neid teemasid lahti rääkimast. Sind oli väga huvitav kuulata. Aitäh, et lasid mul niimoodi siin ventileerida ja ennast üheks rääkida militaarpsühholoogia teemadel ja peatsete kohtumisteni. Just. Ja kõigile vaatajatele ja kuulajatele aitäh meiega olemast. Me loodame, et see tänane episood andis teile nii mõndagi huvitavat mõtteainet. Kui see nii oli, siis kindlasti jagage seda Stories for Impacti lehtede nii Facebookis, LinkedInis, Instagramis. Märkige ennast selle podcasti subscribe'ijaks, sest et meil on ka ees seismas väga palju huvitavaid ja olulisi teemasid ja kõnelejaid. Nii et järgmise korrani kohtume taas Mis mõttes podcastis.